No tere, kallid sõbrad, sinu Glow Up 2026 järjekordne episood on sinu ees ja me oleme hooaja jooksul rääkinud fitnessist, me oleme rääkinud tervislikust toitumisest, me oleme rääkinud ketost, me oleme teinud erinevaid teste ja üks suur väga oluline Glow Upi haru on meil täielikult puudutamata ja täna räägime toidulisanditest, probiootikumidest, kollageenist, me räägime ka sellest kalaõlist ja mul on selle jaoks appi tulnud oma ala spetsialistid. Kõigepealt minu sõbranna, toitumisterapeut Jana Hansman. Oh my god, ma lihtsalt pean ütlema teile. Kas te saate aru, kallid sõbrad? Hommikul mul tuli mõte, et episoodis võiks külas olla ka minu sõbranna ja ma ütlesin talle nii, sul on nüüd tund aega, tuled või ei tule ja mis Jana tegi? Äratus, duši alla, soeng, meik ja siin ma olen. Tere tulemast Priite sõbranna olema. Ja lisaks siis veel ka Kaia Kardma, kuidas ma ütlesin, tule istu, holistiline nahaspetsialist. Holistiline nahaspetsialist. Ütle mulle kohe ühe lausega, mida see tähendab? Holistiline, kas see on mambo jumbo? Ei, ja see ei ole mingi voodoo, vaid või skämmu või mis iganes, vaid tegelikult see tähendab seda, et ma vaatan naha tervist kuni juurpõhjusteni välja. Mis tegelikult su keha sees toimub, see paistab kõik naha peal välja. Okei. Ja enne mul on kohe küsimusi ka veel ja meie viimane külaline Fredi Saarm, Cincino esindaja, kes räägib kõik ära, me pommitame teda täielikult täna. Ja nagu te näete, siis ka tänase episoodi toob meieni ja teieni Cincino. Väga hea, mul on ka juba üks toode otsas, sellest kõigest räägime. Vaata minu ja Jana nahka. Jana on üle 30 nagu mina. Mis meie nahkadel toimub, ole aus? Ole nõus, no sinu nahaga ei saa küll nagu midagi nagu öelda selle koha, sina oled nii õigetes kätes selle koha pealt, et ma arvan, et väga palju midagi, mille osas peenhäälestust teha, ma ei tahaks küll siia nagu sekkuda, absoluutselt mitte. Okay. Et ma täpselt sama tegelikult usun ka sinu sõbranna koha pealt, sellepärast, et kui niivõrd enesekindlad ja niivõrd nagu kiirreageerivad naised on valmis igal hetkel hüppama stuudiosse, siis millest me räägime, eks ju? Võib-olla ma ütleks seda, et minu ja Jana puhul ma ütlen siis, kes ei tea, me toitume äärmiselt sarnaselt, et me prioritiseerime seda, et toit oleks otse loodusest, me prioritiseerime ka oma veresuhkrut, et Jana, kas on siiamaani glükoosi monitor? Ja kasutan praegu ja jälgin, kuidas toit mõõtab minu veresuhkrut ja see annab päris head teavet. Ma ei saa öelda, et mul oleks praegu hullult palju igasuguseid üllatusi, sest et ma ikkagi päris kaua juba toitumisega tegelen, aga midagi ikka, ja. Küsin siit korra vahele. Sa oled toitumisterapeut. Just. Mis vahe on toitumisnõustajal ja toitumisterapeudil? Toitumisnõustajad õpivad 1 aasta ja nemad tegelikult saavad pigem nõustada inimesi, kuidas siis tervislikumalt toituda. Toitumisteraapia õpe kestab 3,5 aastat, ehk siis see on nagu väga palju põhjalikum. Ja mina saan siis tegeleda ka igasuguste haigustega ja nõustada siis inimesi, kellel on mingi haigus ja mis vajab toitumisteraapia siis sinna just, seda toetust. Kellel on abi vaja, siis pöörduge loomulikult Jana poole. Mis on võib-olla meil kõikidel naistel ka ühine, on see, et täna on laupäeva hommik, kell on 11. Keegi meist ei ole pohmellis, meil on tohutult energia, meil on hea tuju. Me oleme kõik kuulnud, ma usun, et ka vaatajad, et räägitakse, et sinu teine aju on seotud sinu mikrobiomiga. Kas see on nii või see on järjekordne mingi mambo jumbo, söön mis tahan ja kui energiat tahan, joon energiajooki? No mina väga olen soolestiku tervise usku, nagu sellest ei saa üle ja ümber, et täna on ikkagi tuhandeid teadusuuringuid, mis ütlevad, et soolestiku ja naha vahel on nii tihe kommunikatsioon, et kui sa seda nagu eirad, siis tegelikult ei ole ka imestada, kui nahahaigustega käib väga sageli kaasas ka vaimse tervise probleemid. Yes. Et siis need seosed erinevate organsüsteemide ja soole tasandil on nagu nii palju sügavad, et kui sa nagu lihtsalt sõna otseses, kui sa seda ignoreerid, sa tegelikult ei saavuta mitte kunagi seda potentsiaali oma tervises, heaolus, energias, mõtete väes, absoluutselt kõiges, mida sa tahad nagu saada, et see on nagu nii tugev võimendaja, et ei tohi ignoreerida. No ma omast näitest tulen tagasi, minu elustil kunagi oli siis selline, et alkohol, veel muud patud, eks ju, mitte mingisuguseid köögivilju, mitte mingisugust kimchi'd, nothing. Ja kuidas ma välja nägin? Akne, rasvumine, immuunsüsteem olematu, haige, erinevad ravimid.
ja see on tegelikult keskmise inimese tavaelu